Kas ka sulle meeldib süüa? Päris hea, on ju? Tundub justkui iseenesest mõistetav, et meil on mida süüa, aga kuskilt peab see toit tulema. Ja oleme järjest rohkem liikunud sinna, et toitu toodetakse selliste suurte põldude peal, kus on siis, mida küntakse üles, väetatakse, mürgitatakse. Aga see tegelikult ajapikku rikub ära ühe kõige olulisema toidutootmise osa, milleks on muld. Muld on väga õhukene kiht maa peal ja peale selliste hiirte, juurte ja vihmausside on tegelikult siin sees ka väga palju seeni ja baktereid, mida palja silmaga näha ei ole. Aga kõik nad toimivad sellise ühtse süsteemina ja on vajalikud üksteise eluks. Nii et kui me näiteks künname põllud üles ja kuivatame selle mulla ära, siis ei ole vett, kus need bakterid ja seened saaksid elada. Samuti, kui me paneme sinna mürke, siis ka need tapavad neid seeni ja baktereid. Nii et mis siis juhtub, ongi see, et jääb selline auk, mis on vaja täita siis erinevate väetistega. Aga see ei ole selline jätkusuutlik variant. Aga kõige hullem pole veel saabunud. Elurikkus kaob muldadest järk-järgult ja ei oleks ju väga hullu, kui me saaksime lihtsalt väetist panna ja kõik ikkagi kasvaks edasi. Aga aastakümnete pärast võivad ka need põllumullad jääda järjest viljatumaks. Kas on siis mingi lahendus? Lahendusi muidugi on. Põllumajandust saab teha tegelikult ka elurikkust toetavalt. Kuigi see tähendab, et ei saa olla suuri põlde, kus kasvab ainult üks asi, vaid sobivaid elupaiku peab leiduma igasugustele erinevatele loomadele, kes looduse tasakaalu hoiavad. Ja seda sellepärast, et kahjurid näiteks saavad muutuda suureks probleemiks ainult siis, kui neil puuduvad looduslikud vaenlased. Ja sellist nii-öelda põllumajandusvormi kutsutakse ka permakultuuriks. Olemegi külla tulnud Tartusse ühte alustavasse permakultuuri aeda, et Emajõed. Tere, Aksel! Tere! Sa oled siin üks tegutseja, ma saan aru, jah? Jaa, ma olen üks aednikest, kes meid on mitu tükki. Väga vahva, et meil tegelikult on, ütleme, selline põhiline küsimus selle permakultuuriga on just see, et mis sina arvad, kuidas oleks võimalik nagu paljudele inimestele tõesti niimoodi toitu toota? No, kuna see nõuab rohkem tööd kui see, kuidas täna põldu haritakse, siis lihtsalt see tähendab, et rohkem inimesi peab hakkama toidu kasvatamisega tegelema. Võib-olla tulevikus ongi normaalne, et igaühel on mingi oma lapike, millega ta tegeleb lisaks sellele, mis on üldine toidu tootmine. Nii et kodus paned muru asemele, teed permakultuuri aia? Just. Eks siis hajutatum ja mitmekesisem. Aga mis sa arvad, kas toitu tuleb ka vähem või kas meil on tegelikult vaja nagu selliseid suuri põlde lihtsalt, et meil oleks nagu koguses nagu seda toitu piisavalt? Ma arvan, et pindala poolest eks see nõuab ikka palju maad nagu iga toidu tootmine, aga lihtsalt need ei ole nii suured lapid korraga, ma arvan. Need peavad olema väiksemad lapid korraga, mis on hoomatavad. Nii et põhimõtteliselt loodame, et on palju veel inimesi, kes hoolivad jätkusuutlikust toidutootmisest ja kolivad linnast maale ja aitavad siis teistele ka toitu toota, sest põhiline, ma saan aru, puudujääk on ikkagi inimestest, kes seda teeks. Või siis peavad linnas aeda kasutavad. Või siis peavad linnas aeda, jah. Täiesti õige. Kes olete Tartus, siis võite tulla siia Emajõe aeda tegutsema ja õppida natukene, ma saan aru, et see on ka siin see suur põhimõte ja siis võib-olla saate kojugi väikese aiakese rajada. Kui suure koguse toidu jätkusuutlik kasvatamine, näiteks siis permakultuuri toidusalus, nõuab päris palju selliseid erilisi oskusi ja teadmisi, siis toidu kasvatamise alusteadmised on tegelikult alati samad ja neid saate vabalt õppima hakata ka kodus aknalaua peal. Nii et krabage aga endale mulda, mõned seemned ja paneme midagi kasvama. Et
noh, kui teil ei ole päris enda taimi, siis parim aeg alustada on praegu. Ja uskuge mind, kui te näete mingit taime justkui iseenesest kasvamas, siis see on ikka väga äge vaatepilt ja siuke vahva saavutustunne. Aga ma annan igaks juhuks ka siukse esimese juhtnööri. Et esimene asi, mida kodus kasvatades siis jälgida, on vesi. Et kui muld on liiga kuiv, siis ei saa taimed normaalselt kasvada, aga samas kui see on liiga märg, siis nad võivad tegelikult üldse ära surra. Nii et jah, ja alguses on võib-olla päris raske aru saada, et kas muld on liiga märg või liiga kuiv. Aga siin on üks siuke hea lihtne nipp. Et võtate oma näpu, torkate selle mulla sisse ja kui mulda ei jää põhimõtteliselt üldse teie näpu külge, siis on see tõenäoliselt liiga kuiv. Et siis võiks teda natukene kasta. Aga kui teda juba natukene näpu külge jääb, siis ilmselt nii hullust ei ole. Vahvat kasvatamist teile!